Vladimir Putin lendab Pekingisse mitte niisama, vaid selleks, et arutada Venemaa sõda Ukraina vastu. Ja siin tahaks öelda, lõpuks ometi oleme selle ära oodanud. Pärast Donald Trumpi ja Xi Jinpingi tippkohtumist esines Hiina välisminister Wang Yi ametliku avaldusega, mida kõik käsitlesid sensatsioonina. Ja ta ütles järgmist, tsiteerin. Kuna nii Hiina kui ka Ameerika Ühendriigid on valmis säilitama suhtlust ja mängima konstruktiivset rolli poliitilises kriisi lahendamises, loodame, et sõjategevus Ukrainas lõpeb peagi. Tundub nagu läbimurre. Ja nüüd lendab ka Putin Pekingisse. Hiina ütleb esimest korda ametlikult meie, see tähendab USA ja Hiina koos Ukraina kontekstis. Esimest korda pärast 2 päevast Trumpi ja Xi Jinpingi tippkohtumist kõlab midagi, mis meenutab ühisseisukohta. Aga ma tahan siiski seda uudist ausalt analüüsida, sest nagu tavaliselt peitub siin kurat detailides. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like, kirjutage oma kommentaar ja liituge kindlasti minu Telegrami kanaliga Petši News. Selle link on selle video kirjelduses, seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Niisiis, Hiina pärast Donaldi Trumpi visiiti. Ja enne Vladimiri Putini visiiti Pekingisse teatas Hiina, et on valmis aitama Ukraina sõja lõpetamisel. Kõigepealt, mida tegelikult ütles välisminister Wang Yi? Tsitaat. Hiina ja USA on valmis jätkama suhtlust ning mängima konstruktiivset rolli kriisi poliitilisele lahendamisele kaasaaitamisel. Siinkohal märgin kohe ära, et need fraasid suhtlust toetada ja konstruktiivset rolli mängida on kõige leebemad võimalikest diplomaatilistest väljenditest. Just. Veel instituudist mäletan, et kui te avate ükskõik millise diplomaatia õpiku, siis näete, et see on kõige lihtsam viis vältida igasuguseid kohustusi. Öelda, et me toetame suhtlust ja mängime rahvusvahelistes asjades konstruktiivset rolli. See ei ole vahendusjutt, see ei ole plaan, ei läbirääkimised, ei garantiid, ei katse seda konflikti lahendada või siluda ja nii edasi. Ei. Suhtlus ja konstruktiivne roll. Need on definitsioonid, mida Hiina on Ukraina kohta kasutanud alates 2022 aasta veebruarist. Ametlik Hiina välisministeeriumi avaldus pärast Trumpi ja Xi Jinpingi tippkohtumist kõlab järgmiselt. Xi Jinping ütles, ma leppisin president Trumpiga kokku uues nägemuses konstruktiivsete Hiina-Ameerika suhete ja strateegilise stabiilsuse ülesehitamisest. Ja taas kuuleme me konstruktiivsest strateegilisest stabiilsusest. See on uus termin, mille Peking pakkus välja kõigi kahepoolsete suhete kirjeldamiseks ameeriklastega. See tähendab, et koostöö on aluseks, konkurents võib olla mõistlikes piirides, erimeelsusi juhitakse ning maailm on etteaimatav. Ukraina on kogu selles kontseptsioonis üks juhitavate erimeelsuste elementidest. See tähendab mitte selle erimeelsuse lahendamist, vaid selle erimeelsuse juhtimist. Nüüd, miks on oluline seda vaadata ajaloolise kogemuse prisma kaudu? Siin tuleb lihtsalt jälgida kogu Hiina avalduste kroonikat Ukraina kohta alates veebruarist. Asi on selles, et Hiina on öelnud konstruktiivne roll ilmselt 100 korda, kui mitte rohkem. Iga kord pole midagi konkreetset. Ja ärge unustage ka seda, et ühelt poolt räägib Hiina alati konstruktiivsest rollist, aga teiselt poolt tarnib Venemaale materjale, mida kasutatakse peamiselt otse Venemaa sõjamasinas. Vastu andis Venemaa Hiinale allveetehnoloogiat, raketitehnoloogiat ja muid tundlikke tehnoloogiaid. Samal ajal Välissuhete nõukogu. Üks USA autoriteetsemaid analüüsikeskusi avaldab täna sellise olulise hinnangu. Tsitaat. Kui president Trump saabub Pekingisse, on Xi Jinping veendunud, et ta võidab. Ta on juba ammu öelnud oma kaadritele, et ida tõuseb ja lääs on allakäigus ning et aeg ja hoog on Hiina poolel. Hiina ei soovi, et Venemaa täielikult purustataks, sest see eemandaks USA peamise strateegilise vastukaalu Euroopas. Samuti ei taha ta, et Venemaa liiga ilmselgelt kaotaks. See nõrgestaks Hiina ja Venemaa partnerlust. Ja siin tuleb tunnistada, et USA president Donald Trump mängib selgelt kaasa just sellistele Hiina meeleoludele. Kohe pärast tippkohtumist tekitas Donald Trump liitlastes ärevust, hoiatades avalikult Taiwanit ametliku iseseisvuse väljakuulutamise eest ning seades üldse kahtluse alla saare kaitsmise idee mõistlikkuse. Ja nimetas avalikult Ameerika relvade müüki Taipeile vahetuskaubaks, et saada Pekingilt kaubanduslikke järeleandmisi. See ongi kogu prioriteetide järjestus. Täpsemalt sellest, kuidas Donald Trump annab Taiwani Hiinale üle, rääkisin ma eelmises saates, et mitte ennast korrata. Lühidalt öeldes soovitas Donald Trump Taiwanil olla vaoshoitum, mitte silma paista ega ärritada Hiinat.
või siis mitte provotseerida Hiinat. Aga nüüd, miks Vladimir Putin selle taustal Pekingisse lendab? Ametlikult nimetas Kreml Dmitri Peskovi sõnul seda rutiinseteks kontaktideks, kuid Hiina väljaanne South China Morning Post sõnastab selle veidi täpsemalt. Vladimir Putini visit on Pekingi katse juhtida suhteid Moskva ja Washingtoniga ning positsioneerida end võtmeriigina. Samuti sai teatavaks, et Vladimir Putin saabub uue strateegilise koostöö deklaratsiooni allkirjastamiseks Xi Jinpingiga. Ja sellise deklaratsiooni allkirjastamine 5 päeva pärast seda, kui Peking teatas konstruktiivsest rollist Ukraina küsimuses, ei ole diplomaatilises keeles öeldes vastuolus. See tähendab, et Hiina ütleb samal ajal Donald Trumpile, et me aitame Ukraina küsimuses ja Vladimir Putinile, et me aitame sind. Ja Peking püüab jätta muljet, et nad võtavad neutraalse positsiooni. Ja siin on oluline tunnistada, et Peking annaks hea meelega vastutuse koorma üle Euroopa soovijate koalitsioonile, mida juhivad Emmanuel Macron, Keir Starmer ja Friedrich Merz. Hiina on täiesti rahul, kui kiiruga koostatud Ameerika rahuplaan või Donald Trumpi plaan lõpetada Venemaa sõda Ukraina vastu põrkub kokku selle Putini järeleandmatuse müüriga. See tõenäoline ummikseis avab Hiinale võimalused sekkuda rahuprotsessi ja näidata oma võimet olukorda muuta. Teisisõnu ootab Hiina, kuni USA ja Euroopa väsivad läbirääkimistest Putiniga ja siis Hiina, teate küll, tuleb välja võitjana, kes suudab kõik ära lepitada. Ja Hiina lihtsalt ootab õiget hetke. Ja nüüd ütles Trump pärast kohtumist Xi Jinpingiga Pekingis Ukraina kohta järgmist. Jah, me arutasime seda. See on see konflikt, mille lahendamist me tahame näha. Jällegi, tahame näha. See ei ole kokkuleppe rahu saavutamiseks, ei ole kokkulepet vahendamisele kaasa aidata, soov näha ei ole kohustus. Ja kahjuks tuleb tunnistada, et Trumpil ei õnnestunud taaskord üldse midagi saavutada. Ja lõpetuseks lisan Financial Timesi info, kes eile kirjutasid, et rahulepet Ukraina osas sel aastal kindlasti ei tule. Sest Putin usub, et Venemaa, Vene Föderatsioon suudab kogu Donbassi aasta lõpuks vallutada. Sellest ta rääkis Trumpile. Ja Trump uskus seda. Sellepärast on ta valmis lihtsalt ootama. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha tehes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head kõigile.